Harva kohtab inimest, kes ise soovib karistada saada. Just selline mees on 84-aastane Tiit Kuslapuu, kes täna ise Harju maakohtu saalis ei viibinud, kuid enda karistamist taotles ta eelnevatel istungitel. Nimelt oli just see tema, kes 2023. aastal 2 korral ja 2024. aastal korra käis Tallinnas Tammsaare pargis sodimas Eesti esimese presidendi Konstantin Pätsi kuju. Aerosoolvärviga kirjutas ta sinna häbi. Süüdistatav on algusest saadik ennast süüdi tunnistanud ja kui otse öelda, siis ta ka ühel nendest rüüstamise juhtudest jäi sinna sündmuskohale ja ootas politsei saabumist. Temal on isiklik kogemus, ehk siis tema vanemad küüditati Siberisse ja ta seostas seda Pätsi tegevusega, ehk siis konkreetselt siis sellega, et otsustati Venemaa sissetungile mitte vastu hakata. Harju maakohus otsustas siis täna karistada Tiit Kuslapuud tingimisi rahalise karistusega summas 1509 €, mis on suhteliselt omapärane karistus. Igati kohane ja minu arvates temale väga kohane. See leebe karistus. Leebe, 1500 €. Ta oli tingimuslikult. No täpselt. Vanahärra Tiit käis Valgamaalt siit lausa 3 korral Tallinnas seda Pätsi skulptuuri sodimas. 2 korral 2023. aastal ei tehtud sellest suurt väljagi. 2024. aastal ta kirjutas sinna kuju taha taas häbi ja jäi ootama, et keegi ta ometigi siis kinni võtaks ja politseisse viiks. Ja siis õnnestus politseil mees koha pealt tabada ja nüüd sai mees siis täna karistada selle eest. Kohtuistungitel on mees varem väitnud, et tahtis nende aktsioonidega juhtida tähelepanu Konstantin Pätsi poliitikavigadele.